Pakkuge, kes lõpuks ometi teeb seda videot, mida ma olen nii kaua aega tagasi lubanud teha. Hei pankoogid, siin mina Pessetanium ja ma olen teie ees kaua oodatud videoga ehk siis Q&A. Ma olen väga kaua lubanud seda videot teha ja ma pole teinud, aga nüüd ma lõpuks teen seda. Ma ei taha ka siin video alguses väga palju rääkida, nii et ma alustan kohe küsimuste vastamisega. Põhimõtteliselt, kes mu eelmist videot vaatas, siis peaks teadma, et küsimusi sai küsida siis mu eelmise video kommentaarides ja Instagramis, kuhu ma panin story'las, see oli küll seal ainult 24 tundi, aga ikkagi, kes kiiremad olid, siis jõudsid küsida ja siis nendele küsimustele ma hakkangi vastama. Mul on need paberi pealt kirjas kõik küsimused, mis mul on küsida. Ma kirjutasin need kõik endale üles. Ja ma alustan nendest küsimustest, mis mul on küsitud YouTube'is. Ja ma vastan endale, mis ma küsitud Instagramis. Nii et jah. Also tüübid, enne kui ma alustan, siis ma tahaks öelda, et kui te kuulate mingit mingi putuka lendamist minu toas, siis mul on kuskilt mingi kärbessuppa saanud ja ma ei tea, kust ta sai siia ja ma olen üritanud teda kätte saada, et ta välja visata, aga ma ei saa seda kätte, nüüd ta lendab mu toas ringi, nii et sorry selle pärast. Igastahes ma võtan järjest kõik need küsimused ja hakkan vastama neile siis, et jah. Okei, esimene küsimus küsis Roosi-Liisa või siis LBS Arbuusiunake, mis iganes. Ta on nagu 2 nime, mis iganes. Ja tema küsis, kui vana ma olen. Ma olen 15-aastane. Järgmine küsimus, mis ta küsis, on, mis on su unistuste LPS? Minu unistuste LPS on LPS Short Hair Cat number 1120. Ta on siis selline. Ja ta on väga-väga palju aastaid minu unistuste LPS olnud ja kahjuks mul ei olnud võimalust teda osta, aga ma väga-väga tahaks seda ja ma arvas, et nii palju aastaid on mu number 1 lemmik unistuste LPS ja ma ei saa enam rahus ära surra, kui tean, et mul on see LPS. Ma arvan, et igaüks siin maa peal, kes seda omab, originaalversiooni temast, ma olen ka tasu peale ja ma olen elu lõpuni su peale kade, kuniks ma ise saan, nii et jah, aga ühesõnaga ta on mu siis kõige lemmikum LPS ja ühel päeval ma saan ta. Järgmine küsimus, mis ta küsis, on, kas sul on lemmikloomi? Jah, mul on kass, päris ja kass, oranži värvi, oranžikas, mingi siuke. Jah, kass. Viimane küsimus, mis ta küsis, on, mis LPS on sul lemmik, mida sul ei ole? Ma arvan, et ongi see LPS Short Hair Cat 1120, 20, mis iganes. Aga kuna ma juba teda ütlesin, siis mulle väga meeldib üks LPS kolli, mis iganes. Ma ei tea, kuidas seda, aga ma panen siia pildi ja ma ei tea, mis ta number on, nii et aga jah, ta on üks LPS, mida ma väga-väga tahaks. Ja jah. Okei, järgmise küsimuse küsis Karol 6021. Ja ta küsis, kes on su lemmik LPS YouTuber? Otseselt mul ei ole lemmik LPS YouTuberit. Mul on väga paljud, mis mulle meeldivad. Ja kellelt ma olen võtnud inspiratsiooni või mis iganes, aga otseselt lemmikut mul ei ole. Nii et jah, mul on paljus, kes mulle meeldivad, aga lemmikut ma arvan, et mul on paljud nendest, kes on aktiivsed ja nendest, kes ei ole aktiivsed tänaseks, kes mulle meeldivad ja jah. Järgmised küsimused küsis I know bangers y'all ja ta küsis, mis sa tulevikus plaanid teha? Ma pole kindel, kas ma sain sellest küsimust õigesti aru, ma pole väga hea küsimuste arusaamisest, aga kui sa mõtled üldse mu nagu
elu või mis iganes, mida ma tulevikus planin teha, siis tahaks miljonäriks saada. okei. Tegelikult ma ei tea, ma arvan, et mul ei olegi nagu mingit täpselt plaane, mida ma tahaks teha tulevikus. Kindlasti ma tahaks jätkata oma hobidega ja värkidega. Ja ma ei tea, ma õpin koolis ära ja siis kui mul kõik koolid värgid läbi on, siis ma vaatan, mis ma oma eluga edasi teen. Järgmine küsimus, mis ta küsis, on, kas sa lähed gümnaasiumisse või kutsekasse? Ma arvan, et ma lähen gümnaasiumisse. Mul on praegu päris kindel see, ma olen juba aastaid seda mõelnud, et ma ei tahaks kutsekasse kohe minna, vaid ma lähen kõigepealt gümnaasiumisse. Võib-olla see muutub, aga praegu mul on suht kindel, et ma lähen gümnaasiumisse. Järgmised küsimused küsis Elbes Kivi ja esimene küsimus, mis ta küsis, on mu lemmikvärv. Minu lemmikvärv on navy blue. Ma pole kindel, kuidas see eesti keeles on, aga jah, mulle väga meeldib see värv mingil põhjusel. Ja minu arust see on väga-väga ilus värv ja jah. Järgmine küsimus on esimene ja viimane Elbes, mis said ja millal need said? Minu esimene Elbes on, ma arvan, üks, ma ei tule selle looma nimi meelde, ma tulen ta ka siia, siis te näete. Ma arvan, et tema on mu kõige esimene Elbes. Ausalt öeldes ma pole kindel, kas ta on mu kõige esimene Elbes. Ma lihtsalt, ma mäletan väiksena, et juba väga-väga väiksena, et mul on just see kilpkon olnud. Ei, mitte kilpkon, vaid see krabi. Ta on väga must, nagu te näete. Ta on mingi ära värvitud, silmavärv on tal tegelikult lilla, aga ma värvisin selle küünelaki küla ja nüüd see on mingi pruun või midagi. Aga jah, see on üks vähemalt kõige esimest Elbesidest. Ma pole kindel, milline on mu kõige esimene Elbes, sest aastal isegi ei mäleta, kuidas ma näiteks koguma hakkasin Elbesse või midagi. Nii et ma ei saa sellest kindel olla, isegi mu kõige esimene Elbes on, aga jah. Ja kust ma sellest sain, mul pole õrna aimagi, ma ei mäleta. Aga jah. Ja mu kõige viimane, eks mu kõige uuem Elbes, mida ma olen saanud, on siis see Elbes Korgi ja siis see Elbes Kassipoeg, kelle ma sain ühest pakist. Ma ostsin nad Jagast ja see on mu esimene Elbes Korgi, mu esimene Elbes Kassipoeg nagu selle kujuga või mis iganes. Ta on ilmselt kasutatud, mitte perfektses olukorras, aga nad ei ole kõige hullemad. Ja need väiksed kulumiste jäljed või mis iganes ei häiri mind väga. Nii et jah, nad on väga nunnud. Eriti see Kassipoeg, see on, mulle väga-väga meeldib see Kassipoeg ja ma olen nii kaua aega seda Kassipoega tahtnud tegelikult. Ja selle Kassipoe nagu kuju on minu arust kõige nunnum Kassipoeg, mis Elbesidest üldse on. Ja see Korgi taga mulle väga meeldib. Ta on väga-väga nunnu. Ja ma sain neid Jagast. Järgmine küsimus, mis Elbes Kivi küsis, on, mis fandomitest sa veel oled? Veel Elbesida, mulle väga meeldib My Little Pony. Ma ka kogun neid. Siis mulle meeldib Monster High. Ma pole nende nii suur fänn, ma ei tea nendest nii väga mitte midagi. Aga mulle meeldib koguda neid lihtsalt. Mul on õudselt hull asjade kogumise peale. Mulle räigelt meeldib asju koguda. Siis mulle meeldib, viimasel ajal on ka Arcane väga meeldinud. Ma hakkasin seda vaatama mingi paar kuud tagasi vist. Ma pole kindel. Mul on ka, jah, ma väga meeldib see. Siis mulle on meeldinud, hakkan meeldima viimasel ajal jälle Jurassic World, Jurassic Park. Mulle meeldis need, kui ma olin väike. Nagu väga väike, ma olin õudselt obsessed dinosaurustest ja Jurassic filmidest. Ma kogu aeg vaatasin neid oma taloos mingis igasuguseid video YouTube'is ja värki-särki. Ja iga kord, kui keegi küsis mu käest, mida ma jõuludeks või sünnipäevaks tahan, ma ütlesin alati dinosauruseid. Ja aga siis, kui ma sain vanemaks, võib-olla mingi 11 või 12, siis mulle enam ei meeldinud nii väga. Aga nüüd need on viimasel ajal mul järjest tagasi tulnud ja ma low-key olen jälle obsessed dinosaurustest. Ma ei tea, kui väga fandom see on, aga mulle meeldib Outer Banks. See on üks Netflixi sari.
Arkin ka, siis Billie Eilish. Mulle väga meeldib Billie Eilish. Ma ei tea, kui väga fandomid need on, aga jah. Ma just hakkasin mõtlema, et mul on suht palju teisi kollektsioone või asju, mida teistest minu hobidest, mis iganes asjadest. Nii et ma mõtlesin, et ma saaks teha kollektsioonide tuuri video. Nii et kui keegi soovib, ma teeks video, kus ma näitan kõiki enda teisi kollektsiooni asju, siis pange kommentaaridesse, kas ma võiksin siukse video teha. Ja siis ma teen siukse video, kui te soovite. Järgmine küsimus, mis ta küsis, on, mis hobid sul veel on? Mul meeldib joonistada. Ma pole selles nii hea ja ma ei tee seda tihti, aga kui ma seda teen, siis mulle väga meeldib see. Ja jah, joonistamine. Siis mul meeldib, ma käin ratsutamas hobustega, ratsutan. Ja ma ka ei tee seda tihti, aga lugeda. Meeldib lugeda. Ja jah, ma arvan, mul väga rohkem ei olegi. Peale selle, et ma asju kogun, mulle räigelt meeldib asju koguda. Nagu ilmselt on aru saada. Nii jah. Järgmine küsimus, kuld või hõbe? Kui sa mõtled nagu ehteid, siis hõbe. Ma kannan hõbedat. Mulle meeldib kuldne ka, aga ma ise kannan hõbedat, sest ma ei tea, mulle tundub, et mulle sobib see rohkem ja mulle rohkem hõbeda asju kui kuldseid asju. Aga kui sa mõtled midagi muud, kuld või hõbe, siis kui sa mõtled medaleid mingis võistlustel, siis see on loomulikult kuld. Aga muidu ma arvan, et hõbe. Ja, ma pole kindel, kas ma sain küsimust õigesti aru. Sorry. Järgmine küsimus. Mis videoid tulevikus teha tahad? Mul pole väga kindlaid videoid, mida ma sooviks tulevikus teha. Jah, ma arvan, et ma kindlasti tahaks mingi sarjaga alustada. Ma olen mõelnud juba väga pikka aega ühest sarjast, mida ma võiks teha. Ma juba lubasin tegelikult nagu räigelt kaua aega tagasi, et ma alustan selle sarjaga, aga ma pole seda siiamaani teinud. Ja ma väga vabandan selle pärast. Aga jah, ma pole veel kõike sellest sarjast läbi mõelnud ja ma ei tea, kui palju mul on aega, et seda teha, nii et jah, aga jah, ma arvan, et tõenäoliselt mingi sari. Rohkem mul nagu pole mingid videoid, mida ma nagu kindlalt sooviks teha. Võib-olla ongi siis see kollektsiooni video, millest ma rääksin just. Nii et jah, pange kommentaarid, kas ma võiksin seda teha. Järgmine küsimus on, mitu LPS-i sul on? Kõige viimane kord, kui ma lugesin, oli suht kaua aega tagasi, ma ei mäleta millal, aga siis mul, kui ma mäletan õigesti, siis mul oli 165 LPS-i, mis ei ole palju. Ja pärast seda, kui ma lugesin, siis ma olen saanud palju LPS-i juurde. Aga samas ma olen ka mõned, mitte palju, mõned maha müünud enda uuema generatsiooni LPS-id, mida ma väga ei kogu ja ei kasuta väga. Ja et ma müüsin need osad maha jagas. Jah, aga ma eeldan, et pärast kõik seda müümist ja ostmist on mul võib-olla ongi 160 ikka veel alles, võib-olla on 150, võib-olla on isegi 170, kuigi ma pole kindel. Ma pole üle lugenud. Kui ma nägin seda küsimust, et mitu LPS-i sul on, siis ma mõtlesin, et peaks enne seda videofilmi just üle lugema, aga ma ei viitsinud. Nii et jah, ma jään sulle vastuse võlgu. Aga jah, umbes sinna kanti 150 kuni 160. Jah. Ja viimane küsimus, mis ta küsis, on, kas sul on mingi eesmärk LPS-tuubis? Otseselt eesmärki mul ei ole. Ma lihtsalt teen neid videoid hobi korras. Mulle väga meeldib neid teha. Muidu mul meeldiks, kui ma tulevikus saaksin nagu rohkem jälgijaid, et rohkem inimesi vaataks neid videoid. Ja mulle väga meeldiks, kui inimesed vaataksid LPS videoid ja mõtleks, et nad peaksid ise ka tegema, sest praegusel ajal LPS-tuubis on väga vähe inimesi, kes veel postitavad. Ja ma olen iga kord nii õnnelik, kui ma aeg-ajalt otsin lihtsalt inimesi, kes ikka veel postitavad LPS videoid. Ja ma leian uusi harva, aga kui ma leian, siis ma alati siuke rõõmu tunne sees, et oh jess, keegi ikka veel teeb neid. Ma polegi mingi ainuke imelik. Jah, võib-olla ongi see siis eesmärk, et inimesed vaatavad mu videoid ja mõtlevad, et oh, peaks ise ka tegema. Mis oleks väga tore, mulle väga meeldiks see. Aga jah, muidu otseselt eesmärki mul ei ole.
Ja viimane küsimus, mis mul YouTube'ist on küsitud, küsis M56720. Ja ta küsis, kas sa sõid külmikus selle kurgi ära. See on mu sõber päris elus. Meil oli mingi nali koolis. Ja siis ta küsis seda, aga vastus on ei, ma ei söönud külmkapis seda kurki ära. See on ikka veel seal. Igastahes. Ja nüüd ma vastan kõikidele küsimustele, mis mul küsiti Instagramis. Esimese küsimuse küsis Florint Serpes. Ma pole kindel, kas ma ütlesin seda nime õigesti, nii et sorry, kui ma ei olnud, ma pole väga hea sihukeste nimede ütlemisel. Aga ta küsis, mis sa arvad Elbes influencerite, ma ei oska seda öelda, kokkutulekust Eesti kollektsionääride vahel? Jällegi ma pole kindel, kas ma sain sellest küsimust õigesti aru. Sorry, kui ei saanud. Aga ma arvan, et kui Elbes kollektsionäärid teeksid sihukese kokkusaamise, kokkutuleku, siis ma arvan, et see oleks väga tore ja ma kindlasti läheks, kui mul oleks võimalik. Nii et jah, ma arvan, et see oleks väga-väga tore. Ma pole kunagi Elbes kokkutuleku käinud ega teinud. Ja kui see oleks kuskil ja mul oleks võimalik minna, siis mulle väga-väga meeldiks. Ja isegi mul ei oleks võimalik minna, siis ma ikka läheks. Tähendab, kui mul ei oleks võimalik minna, siis mul ikka meeldiks see idee väga, nii et jah, ma arvan, et see oleks väga-väga tore. Järgmised küsimused küsis Kõh4 uts. Ma eeldan, et see peaks tähendama kauts, kuna tihti A-täht replace itakse number 4-ga. Sorry, kui ma seda nime ka valesti ütlesin. Jah, aga ta küsis sellised küsimused. Esimene küsimus, kas sulle meeldis Padja klubi, kui see oli? Ma arvan, et jaa, ma ei vaatanud seda väga, kui see oli. Ja ma polnud nagu suur fänn, aga nii palju, kui ma seda nägin ja vaatasin, siis mul meeldis küll. Järgmine küsimus, mis on su lemmiksöök? Mul otseselt lemmiksöök ei ole. Mulle maitseb väga friikartulid. Ma armastan räigelt kõike, millel on karamell sees. Ma olen õudne karamellifänn. Ja kananagitsed, oh my god, kananagitsed, ma armastan kananagitseid. Need on mu top 3 kõige lemmikumad sööki, ma arvan. Järgmine küsimus, mis ta küsis, on, mis on su lemmikvärv, aga sellele ma vastasin, nii et ma võtan järgmise küsimuse, milleks on, kui sul on juhtunud mingi paranormaalne asi, siis räägi sellest kogemusest. Õnneks või kahjuks mul ei ole juhtunud ühtegi paranormaalset asja. Jah, ma ei tea, kas see on hea või halb asi, ma arvan, et see on hea asi. Aga jah, sorry, mul ei ole mingit lugu sulle rääkida kahjuks. Järgmine küsimus, kas sul läheb hästi? Jah, ma arvan, et mul läheb päris hästi. Mul on praegu eluga kõik täitsa tipp-topp ja jah, mul läheb hästi. Tänan küsimust. Järgmine küsimus, mis klassis sa käid? Ma käin 8. klassis. Jah, ma olen 15-aastane ja käin 8. klassis. Järgmine mitte küsimus on please never quit. Ma loodan, et ma ei quiti kunagi. Mulle väga meeldib ideid teha ja ma ei usu, et ma niipea quitin. Aga jah, I hope I never quit. Järgmine küsimus, mis värvi LPS sul kõige rohkem on? Ma arvan, et kas võib-olla roosasid või valgeid või siuksed, või pruune roosasid või valgeid, ma arvan. Ma pole kindel, ma pole vaatanud ega midagi, aga ma arvan, et pruuni roosasid või valgeid, ma pole 100% kindel. Järgmine küsimus, näitena kollektsioonist kõige lemmikumat LPS-i. Minu kollektsioonist on, ma arvan, mu kõige lemmikum LPS, mu maskott, ma arvan. Aga kuna teda olete kõik niigi juba näinud, siis ma arvan, et ma ei tea, mulle väga meeldib see LPS. Ta on minu arust nii nunnu, mulle väga meeldib see värvi kombinatsioon ja ta on üldse nii nunnu. Pesukaru. Ja. Aga ka mulle väga meeldivad segastipoeg. Ja näiteks see samune koer, kelle ma sain millalgi suvel vist. Ja siis võib-olla näiteks, ma ei tea, see short õiget, mulle õiget meeldib.
ta ei ole veel perfektses olukorras, aga ta ka meeldib mulle ja ma arvan, et teda on kindlasti ühed mu lemmikkelpessid mu kollektsioonist. Järgmine küsimus, mis on sinu lemmikkelpes, tõug või loom? Ma arvan, et mul meeldib väga elbes hobused, shorteri kätid, aga ka mulle meeldivad väga rebased, elbes rebased. Mul kunagi oli üks elbes rebane, aga ta kadus mul ära. Seal oli väike story time, jah, issand jumal. Igastahes ma võtsin ta kunagi väiksemana kooli kaasa, kuna mulle õudselt meeldis kõiki mänguasju kooli võtta. Kahjuks ei elpesid ühest nendest. Ma olen koolis rääst mingi 3 elpessi oma elu jooksul kahtanud, mis on väga kahju. Igastahes see rebane, ma võtsin tema kooli kaasa ja tuli vahetund, söögivahetund ja ma jätsin selle rebase enda laua peale ja läksin siis sööma. Ja kui ma söömas tagasi tulin, siis seda elpessi ei olnud enam minu laua peal ja ma otsisin terve oma klassi läbi, aga teda lihtsalt ei olnud seal. Ja ma ei näinud teda enam mitte kunagi oma elus. Ja jah, ma ei saanud seda kunagi tagasi, kahjuks. Aga jah. Järgmine küsimus, mis on su lemmikud tunnid või lihtsalt, mis meeldib? Mul otseselt lemmikut tundi ei ole. Ma otseselt vihkan kooli, aga kui ma peaks valima, siis vahetund ja söögivahetund. Aga kena oli. Mulle meeldib kunst, sest minu koolis vähemalt mul on vähemalt siuke kunstiõpetaja, kelle tunnis ei pea väga midagi vaeva nägema. Ja kunstitunnid on lihtsad ja chillid ja rahulikud ja värksärki. Mis mulle veel meeldib? Ma vihkan pooli tunde, mis mul on reaalselt. Oh my god. Mul on füüsika ja keemia mul väga lihtsalt, seepärast, et mu õpetaja lihtsalt paneb mingi video käima. Ja terve tund, iga tund lihtsalt vaata mingi videoid. Ja kui mingid tööd on, siis me saame kõik lihtsalt telefoni abiga ära teha. Ehk siis mingi AI kasutada või midagi. Ja ta isegi kontrolli neid tööd, ta paneb lihtsalt terve klassile 5 ja ongi kõik. Jah, nii et võib-olla need ka, sest me saame lihtsalt terve tund lihtsalt niisama chillida mingid elodes või midagi. Aga jah, need olid mu lemmiktunnid või mis iganes. Viimane küsimus, mis ta küsis, on kas kunagi, kui sul on rohkem vaatajaid ja fänne ja nii edasi, kas sa teeks meet-upi? Ma arvan, et võib-olla kindlasti. Mulle väga meeldiks teha meet-upi ehk siis kokkutulekut. Ma pole kindel, kas ma kunagi teen, see oleneb kõigest sellest, millal või tähendab, kui palju mul tulevikus mingi jälgid asju on, sest et ei tea, ma arvan, et kui mul on rohkem neid, siis oleks suur võimalus, et rohkem inimesi tuleb, aga ma arvan, et võib-olla isegi teeks küll, jah. Okei, praegu, kui ma seda videot editin, siis ma saan aru, et see sama inimene küsis tegelikult ühe küsimuse veel ja ma unustasin sellele vastata. See küsimus on, mis on su lemmiktegevus, mida vabal ajal teha? Mu lemmiktegevus, mida vabal ajal teha, on magamine ja shoppamine internetis kui ka päriselus. Ja asjade kogumine, et jah, ma arvan, et mul väga ei ole rohkem lemmiktegevusi. Mul mingi sõpradega olemine või midagi ka, aga jah. Järgmise küsimus küsis Elbes Lilleka ja ta küsis, mitu Elbesi sul kokku on. Võib-olla samamoodi seda juba küsitu ära ja ma pole päris kindel, sest ma pole üle lugenud. Minu see, mis ma ütlesin, oli 150 või 160, nii et jah. Ja viimane küsimus, mis mul küsiti, küsis Ekasvand 123. Ma pole kindel, kas ma ütlesin see nime õigesti, aga igastahes tema küsis, milline on su unistus Elbes? Ja sellele ma ka vastasin, nii et jah. Ja kuna see oli kõige viimane küsimus, siis see tähendab, et video on nüüd läbi. Tähendab, küsimused said otsa ja video saab läbi. Nii et kõigile, kes seda videot vaatasid ja küsimusi küsisid, aitäh teile ja näeme juba järgmises videos. Bye bye! Ja ärge unustage kommentaari panna, kas ma võiksin teha selle kollektsiooni tuuri video või mitte.